Tere taas! Seekord oleme Transpordiameti maja ees. Ohoh, me tulime küll teise asja pärast, aga ma korra näitan, mis siit tuleb. Me lööme üle selle. Kes see niimoodi seab autos? Meil on tulemas mitu väga erilist autot ja korraga ja kuna me palusime selle teekonnaga autojuhtidele üles võtta, siis näitame ka, kuidas see käib Transpordiametis ja kuidas nad meieni jõuavad ja anname teile ülevaate sellest. Ja imet, ei olegi matkaautoroolis, nagu meil siin viimased klipid kõik tulnud ja mida meil on ette heidetud või samamoodi, et me vahepeal rääkisime liiga pikalt ja palju elektriautodest. Me jätkuvalt toome igasugu ägedaid autosid. Ühel hommikul oli päring meil postkastis. Müügimehed vaatasid, kas tõesti. Jah. Ferrari 812 Superfast. Tegemist ei ole mitte lihtsalt kollase Ferrariga, aga tegemist on väga erilise Ferrariga, milliseid ka mujal maailmas on vähe ja nende järgi keeravad ka kõvemad petrolheadid pea üle õla. Ferrari 812 Superfast. Ülikiire auto, kiirendus 2,9, lõppkiirus 340 km tunnis, mootor 6,5 liitrit, V12, 588 kilovatti ehk 800 hobujõudu. Tegime taustauuringu, suhtlesime müüjaga, suhtlesime kliendiga ja niks-naks, tehing tehtud, käisime veel Argis tee peal läbi. Argis muidugi sattus äge moment, et ajal, kus on autonduses nii-öelda kriis, siis lisaks meie mitmele autole, me olime 3 autoga, seal sõitis ette ka teise treileri peal üks McLaren, nii et Argi töötajatel korraks tekkis küsimus, et kutid, millega te tegelete, et teised inimesed, kes sinna tulid ja vaatasid, et nad nagu korraks ei saanud aru, mis toimub. Miks me siin oleme, et kuna tegemist on nii erilise masinaga, siis Transpordiamet soovis seda füüsiliselt näha, kui me muidu ei ole vaja seda näha, me saame e-kanali kaudu seda tehtud, siis läheme nüüd sisse ja näitame ette. Nii, ja saigi tehtud. Vastab nõuetele ja treiler juba ootab, nii et raskel automüügi ajal on järgikord taga, et ega mul siin pikka juttu ei ole. Saime arperegistrit veel eriloa, et sõidame tagurpidi garaaži ukse juurde, et sest siin on suverehvid veel all ja sellega lume pealt peale ei saaks sõita. Ja peal ta ongi. Äge on olla suvekummidega Ferraris kollases, kus maa on valge. Kõrged lumehanged ja... Aga mis siin ikka? Lähme meie juurde ära ja võtame seal maha ja siis juba näitame ja räägime autost pikemalt. Ootame siis nüüd Transpordiametist seda saadetist, aga jõudis siuke lugu, et meil pandi tee kinni. Vaatame, mis pulli siin nüüd saab. Nad lubasid siit kohe eest ära minna, aga nad veel ei ole läinud. Siin tuleb päris mitu äget autot, kannatab ootele jääda. Üks on Ferrari Superfast. Kui teil on 5 minti aega, siis näete. Ja kui tavapäraselt osutab meile teenust CC Holding, mis siis on 9-kohaline treiler ja neid on mitu ja autod sõidavad edasi-tagasi, siis selliste autode puhul neid autosid ei aeta sinna peale, kaitsta neid võimalikke, mis iganes kahjustuste eest, vesi, vihm, jää, väiksed kivid, siis meie partner Autologistics 24, kes veab kinniste treileritega ja kuna meil oli 2 autot sealt tuua, siis läkski sinna järgi nende spetsauto ja nii me neilt tellisime selle veo. 2 üliägedat autot tulid turvaliselt ja sama puhtana salongist välja sõites meie salongi. Lihtsalt teadmiseks, et selline võimalus on nende autosi saata ja omakorda on nende kinniste treilerite puhul ka diskreetsus, et on ka meilt ära viitud siit autosi selliselt, et tullakse järgi, soovitakse kindlasti kinnist treilerit, et keegi seda autot ei näeks. Mis see põhjus on, meie seda ei tea, aga kui klient soovib, siis me suudame talle selle tagada.
ega siin pikka juttu ei ole, et auto on siin ja varsti on klient järgi tulemas ja uus omanik saab nautima hakata.